Ja minul on hea meel Makita tööriista jutuga jätkata siit samast meie oma meistrite nurgast, kus Priit eelmise tööga pooleli jäi. Tavaliselt ma olen kuskil mujal Makita asjadest rääkimas, nii et vahelduseks on hea siin rääkida ja räägiks kahest tööriistast. Nimelt akuga ülafrees ja väikene selline akuga lihvmasin. Nüüd ülafrees on selline kihvt tööriist, eriti just see selline mini ülafrees, mis tegelikkusest lubab tööd teha ka selliselt, et võtad ta lihtsalt kätte ja lased vaikselt mingisugused väiksed servad üle. See oli minu kõige esimene isiklik Makita tööriist, mis ma endale kunagi ostsin. Ja oli mul seda vaja selleks, et mul oli ühe paadi ehituse juures vaja selliseid keerukaid kohti freesida, kus see frees pidi käima edasi-tagasi üles-alla ja seda suure freesiga teha ei olnud võimalik. Nii et selle väikese freesi põhiline eelis on just nimelt see, et sa saad minna sellistesse põnevatesse ja keerukatesse kohtadesse, töötada kas või pea-alaspidi, kui vaja. Nüüd hiljem on välja tulnud akuga versioonid ja loomulikult kõige uuendusena on siis olemas ka XGT versioon, mis omab kõiki neid põnevaid XGT omadusi, kestab kauem, on natukene võimsam ja aku ja tööriist suhtlevad oma vahel. Lisaks sellele ma vaatasin, kes on kokku puutunud varem sellise väikese käsifreesiga, et mis siin veel uut võiks olla. Ja minu jaoks üks väga kihvt uuendus on see, et siia alla selle freesitera kõrvale on pandud väiksed LED-valgustid. Ja nüüd, kui teha sellist täpset tööd, siis LED-valgusti on igati abiks, et sa näeksid, kus see freesitera on, mida ta lõikab. Ja näiteks, kui sa joone järgi midagi lõikad, nagu ka meil praegust plaanis teha on, siis see on suureks abimeheks. Ning loomulikult siis juba selliseks standardiks saanud uutel Makita tööriistadel, et on ka see sinihamba ühendus tolmuimeja ühendamiseks. Nüüd see käsitaldlihvija. Tegelikult ka ju tööriist, mis on olnud erinevate meistrimeeste tööriistakapis juba pikka aega. Kunagi olid nad juhtmega, täna on nad akudega. Et mis siin teist muuta saaks? No kihvt asi, mis on muudetud, on loomulikult see, et see on tehtud natuke väiksemaks. Ja sellise käsitaldlihvija puhul, mida kergem ja väiksem see taldlihvija on, seda mõnusam ja mugavam on jällegi keerukates kohtades tööd teha. Aga vahva on siin see, et lisaks sellele, et tööriist on väiksemaks tehtud, siis on kaasas paar põnevat talda. Mina polnud nendega varem kokku puutunud. Nimelt siia samasse selle kandilise talla külge saad sa ühendada hoopis sellise nii-öelda siis terava otsaga talla. Terava otsaga taldlihvijad on üldjuhul eraldi tööriistad. Siin on see lisavarustusena juurde lisatud ja kihvt on see, et see terav ots läheb sellest tööriistast endast eemale. Mis tähendab seda, et mitte, et sa ei saa lihtsalt läheneda erinevatele nurkadele, vaid sa saad läheneda ka nii-öelda kuskile vahedesse, mis on eriti kitsad kohad. Ja teine tööriist on tegelikult sarnase põhimõttega. Ma ei hakkagi seda kilekotist praegu välja võtma, aga leilakandiline ja nii-öelda talla pikendus. Paki peal ma korraks mõtlesin, et mille jaoks seda kasutada võiks, aga paki peal on väga vahva vihje. Näiteks, kui tegu on selliste ribidega, mida tahaks siis kas üle lakkida, parandada, restaureerida, et mitte, et selleks kogu ribitatud ust siis koost lahti kiskuda. Väga mugav, see mahub täpselt sinna ribide vahele ja sa saad selle puhtaks lihvida loomulikult. Sama tööd saaks teha ka selle peenikese otsaga, aga suure pinna lihvimisel kindlasti selline laiem lihtald on igatepidi mõistlikum ja parem. Nüüd ega midagi, ilma pikema sissejuhatuseta, mis juba nii sai pikk, räägime sellest, kuidas neid tööriistu kasutada. Esimese asjana võtaks kasutusele siis freesi. Ja et jätkata siit, kus Priit pooleli jäi, siis meie esimene ülesanne oleks see vahva täht, mis siia peale sai joonistatud, välja freesida. Ja seda laadi freesimistöö juures kindlasti prillid ette, sest et siin hakkab nüüd seda sodi oma jagu lendama ja antud juhul me ei kasuta ka siin tolmuimejat, mis iseenesest selle tallaga on võimalik. Nüüd järgmise tööna on meil plaanis vaba käega siis selle tähekuju siia sisse lasta. Selleks kasutame seda natukene laiemat talda, see on natukene stabiilsem selle töö jaoks ja ühtlasi mul on siin hea selline laastu kaitse ees, et ma saan silmadega natukene hoolikamalt seda asja jälgida. Selleks, et nüüd need tähed seest tühjaks freesida, kasutame me siit
tohutust Makita freesikomplektide valikust ühte järgmist freesi ja seekord sobib meile ideaalselt nii-öelda tühjendamiseks selline tavaline sõrmfrees. Kuna meil on siin mõned peenemad kohad ka sees, siis ma väga laia ei võta, laiaga saaks kiiremini ja selle abil ma siis nii-öelda lasen selle siit seest ka tühjaks. Freesimistöö on, ma usun, lõppenud. Nüüd tõepoolest, kui natukene tahta, siis saab siit liivapaberi või peitli otsaga seda serva ühtlustada ja arstida ja siis võiks juba mõtelda selle peale, et milline värviskeem siia tuleb. Aga enne seda toimetame natukene ka lihvmasinaga. Tegelikult on siin seda lihvimist veel, saade pole nii pikk, et saaksime kõik lõpuni ära lihvida ja nagu ma ütlesin, siis selle tähe väljafreesimiskoha juures saab ka natukene veel võib-olla lihvmasina nurgaga korrigeerida asja, aga vaatame, kas meil see tool kokku ka sobib. Nõnda, nagu näha, ma jätsin siia väikese lufti ka ja seda sellepärast, et kui nüüd puit paisub näiteks niiskusega või tõmbab natukene kõveraks, siis kuigi riskilt puit ei tohiks tõmmata, siis ikkagi me saame selle detailid omavahel kokku ja selline see pink nüüd välja näeb. Väga lihtsasti valmistatav, see, mis materjali paksus seda teha, seda saate ise otsustada, aga meie pink tuli selline, jäin uute tööriistadega väga rahule ja ausalt öeldes, kuna ma nüüd ise olen ka seda XGT teed enda isiklikus varustuses läinud, siis mulle praeguse selle kogemuse põhjal tundub küll, et võib-olla mingil hetkel peaks selle nii-öelda vana juhtmega freesi siis akufreesi vastu välja vahetama.